Lähme vaatame, kus see Keir elab siis. Väidetavalt elab siin. Mida? Oi! Tere! Mis asja? Palun, rahvas tahab näha teie elamist. Kus sa elad niimoodi? Vaata siis, vaata. Ma ei olnud valmis selle jaoks. Ma panen korraks ukse kinni, ma tulen kohe tagasi. Nonii, okei. Tulite alla, sorry. Aga vähesõnaga, teeme siis majatuuri, tahate näha, kus ma elan. Siin ma elan. Oleme siis kätte jõudnud Brisbane'i, mis on siis siuke vahelinn seal üleval pool. Ma arvan, et Google Maps kõigil töötab, nii et Google lihtsalt. Aga vähesõnaga, ma olen linnast 10 kilomeetrit, meil on oma maja selles siis nagu tuleb korraks välja poole. Näitan teile väljas. Majal on 2 korrust. Suur maja, näita rahvale. Pime. Pole midagi näha, okei. Nii, vähesõnaga. Lähme tuppa. Ja siin on siis põhimõtteliselt elame niimoodi, et terve alumine korrus on meie oma siin. Meil on olemas 3 tuba. Me olime Melbourne'is, kus meil oli reaalselt mingi hotelliruum ja me maksime sellest sott 56 nädalas. Aga siin me maksame sott 10 nägu. Väga ilus koht, väga modernne. 3 tuba, 4 inimest. Kes saab karini? See on siis Aleksi väik Kurgas. Tema sai endale siis sellised pika toa, kus saab kätekõverdi teha laualampu, et ta saaks lugeda enda ilusaid raamatuid, mida iganes ta vaatamist tahad. The Definitive Book of Body Language. Go! Hea pikk tuba! Lähme järgmist tuppa, vaatame Kalmini toa üle. No ikka, nagu ikka Kalmini mingid kombeid ei ole, kõik nad sassis selles on rõvelis. Ma olen mees koristab lihtsalt. Kalmini on siuke väike, ümar tuba, siuke armas. Ei oskagi rohkem öelda, väike kirjus kapp on ka siin. Ja nüüd tuleb siis Master Bedroom põhivendade tuba nagu kauplesin selle endale, mina leidsin selle koha, minul oli eesõigus. Tere tulemast! Mul on olemas mitu akent, kardinad ja mul on olemas sisse kõnnitav kapp. Tahad panna tule põlema ka või? Tahad panna auto käima ka või? Tuli kipust või? Vaatasin, siin on reguleeritav, tuleb ka. Boom! Amazing. Ja fänn käib tööle. Mis ülemisel korrusel on? Ülemisel korrusel on siis bassein. Vau, pime. Nii läksime magama. Üleval korrusel, see on siis koht, kus omanik elab koos oma emaga. Omanik, ma ei hakka veel paljama, sellepärast ta magab seal. Ma võin üritada magama ja ülitore naine, siuke 50-tes naine, kellel on ema ka siin. Ja hästi sõbralik, täpselt nagu oma pere, uskumatu, kes ma edast rääb. Just lahti jäib. Seda saad homme näidata? Seda näitab homme ühesõnaga, siit aknast läbi vaadates näete basseini ääres on mandused. Seal on nagu bassein, pingsi, lauad, kõik asjad nagu. Kes on kunagi mänginud seda PT mängu, seda õuduka mängu, siis see täpselt nagu see kust hakkab see koridor. Siis teed ukse lahti. Ja siis on see koridor, aga meil ei ole koridor, meil on meie tuba siin. Sa oled mänginud seda mängu? Sürid ära. Ja see oli siin meie maja. Tere, ma ei näinudki teid seal. No nii elukohta on teil nähtud, nüüd näitame natuke linna ka. Ja täna on Karini kõige esimene päev siis Austraalia Brisbane'i kuskil linnas. Karin, mis on sinu mulje praegu Brisbane'iga võrreldes ja võrreldes nagu Melbourne'iga? Mõnus rahulikum Brisbane. Melbourne oli palju külmem ka. Aga Karin on ikka riides nagu läheks kuskile suusatama. No Alex on nagu ka tegelt ja Kalvin ka ja tegelt enam-vähem mina ka. Karinil on ikkagi nagu talvemantel, mis on nagu vapsi next level. Kevad. Ja me leidsime üles selle kurikuulsa Brisbane'i sildi, mis on Google'is igal pool Brisbane'i. Aga siin on jube palju inimesi. Et
raske on nagu teha mingit normaalset pilti siin. Ma päris ilus on selles siis, jah. Siis me mõtlesime, et me lähme veel selle ratta peale, mis seal on. Et saab päris laheda sellise linnavaate ja ma pole kunagi käinud ka sellise ratta peale, et päris huvitav kogemus on. Aga jah, see on siis Brisbane. Võrreldes Melbourne'iga on Brisbane tunduvalt väiksem, siuke hubasem. Väike fotograafiatund ka käib siin. Karin poosetab linna taustal seal. Kalvin poosetas. Mina poosetasin. Kuulge need seal ots sees, need käruga seal on eestlased. Lähme ütleme nendele midagi. Tere, eestlased või? No ei ole. Olete eestlased või? Kas te olete reisil siin või elate või? Mina elan, pere on külas. Te olete lihtsalt elame. Working holiday viisaga. kus kandis siis? Muidu oleme Melbourne'ist, aga praegu tulime Brissi üle elama. 2 päeva tagasi umbes. Normaalne, nägime eestlasi. Imelik oli kuulata eesti keelt. Oli küll jah, väga imelik. Saime oma piletid kätte. Kas te olete valmis minema üles? Lähme ruttu üles siis. Joo! Oota korraks. Give me one moment, I wanna do a green screen shot of myself. Okay, yes. Mida Veki kutik, kus te olete praegu? Te olete Antarktikas. Oh my god. Nüüd te olete lennuki peal. Oleme. Head, tehke. Nii, oota. Nüüd te olete vangis, tehke kuri nägu. Tehke niimoodi nagu. Tehke niimoodi. Jaa, vangis. Okei, that's igav. They're boring, they can't act. Okei, no worries, bye. Aga nii, siit lähme üles. Yeah! See on pilet. Yeah. What's the difference between VIP and the regular one? Just VIP one has a leather seat inside. A leather seat. Oh, okay. Yeah, and it's 25 minutes ride. Compared to normal one, it's 10 minutes. Okay, no worries. How was it, guys? Was it good? Yes. Nice. Oota, ma teen kiiresti Snapchati ka, noh. Issand, kus me oleme? Olla, ma ei minna. Bye bye. Teine ring. Oi, kui suur ratas siin on. Jumala julm, lihtsalt vaatasid, võtab seal mootori vägil. Ja tehtud ta ongi. Kalvin, võta kaamera. Ole lahke. Ma arvan läbi. Kaamera võeti. Jah, nüüd tulevad uued inimesed. Siis 10 minti läks eriti kiiresti siin. Põhimõtteliselt on niimoodi, enne kui sinna Wheel of Brisbane'i lähed, siis sul teeb seal professionaalne fotograaf sinus pildid ja sinna prindivad need pildid nagu välja ja siis annavad siis ilusa albumi, kuhu siis nagu panevad need. Ja siis seal on nagu siis online mingi kood ka, kus saad nagu pildid alla tõmmata. Ja kõik see on siis $39 kallim, kui see sõiteni on pildid. Sea Life'is Melbourne'is oli sama teema, et pead maksma nagu piltidesse rohkem, kui see pilet hind on. Tegin sellest koodist lihtsalt pilti ja siis ma lähen sinna netti, tõmban need pildid alla lihtsalt tasuta. Scammed. Mul on lihtsalt mingi ülikõva pildi lihtsalt ja. Mine sinna äkki, seal on vaata üks džungli vahe siuke. Siin on ranchi asja juurde sellega pilti, see on nii looduslik. Õhtusöök. Do you want to be my dinner? Come on mate, I want to meet you. Come on, where are you going? Come on. Sa ei taha süüa täna tasuta või? Jaa, sa oled vegan või vegetaarian. Aga siin on palju sulle süüa ja võtame suure selle kaasa sulle. Nagu Aasias oleks. Nii, ja me oleme tagasi laivis. Mul sai just praegu aku tühjaks, nagu kõik akud said kaameral tühjaks. Ma ei saa nüüd edasi vlogi teha ja ma pidin panema siis sellele telefonile, pidin panema mikrofoni külge, selle sama mikrofoni siin. Eelmises videos ma vaatasin, kui ma tegin kohe telefoniga filmis ja rääkisin ja see heli jäi nii sitt lihtsalt, et ma mõtlesin, et nagu ei ole puhas heli. Ja siis ma mõtlesin, et äkki see mikrofon siin, äkki sellega jääb hea heli. Et siis on nagu sama nagu päris kaamera, ainult et heli on isegi vist sama hea isegi. Nii et ma ei tea, eks ma arvutis pärast näen, kuidas heli jäi. Aga põhimõtteliselt me jõudsime mingisuguse laheda, mingi hiinaka, mingi värgi juurde. Ja jälle teeme pilte siin. Ikka tõelised turistid. See ei helisegi. Mida hästi? On midagi sees ka? Ei ole.
ei ole, okei. Siuke maja siis. Ilus, jõhkralt ilus maja. Okei, ma arvan, me nägime täna nüüd piisavalt linna. Ma sain paar ilusat timelapsi, mõned ilusad kaadrid, nägime seda suurt ratast seal. Ja nägite kodu ära. Nii et praegu nüüd on aeg minna tagasi koju, siis minna trenni, poes ära käia, siis hakkame jälle tööd otsima ja siis on jälle homne päev ja siis lähme jälle välja. See on minu sünnipäev. Karinil on homme sünnipäev, siis me peame koogi asju täna ostma kindlalt. No teeme siis kooki. Peame midagi tegema, jah. Meie ei teeme, saame magada, me hästi kaua, me toome hommiku söögi voodisse sulle. Mis meie Fit Life'is jaa, mis meie Fit Life'is saab? Kord aastas võib süüa. Kord aastas ainult, et me oleme söönud rohkem kui kord aastas. Ülehomsest hakkab Fit Life Peter. Chelsea! Ai! Nüüd jõudsime just koju ja ilma pikema viivitseta lähme ruttu trenni ära, sellepärast et muidu kaob see energia kõik ära ja kasutame seda praegu, et me oleme liikunud terve aeg. Kasutame ära selleks, et minna kiiresti trenni, teha üks trenn ja trennist tagasi tulles siis teha süüa ja siis tööd ja siis tööd vaatama nagu. Ja siis ma ei tea, mida ta siis magama. Ja Chelsea ütleb ka teile tšau. Vot see hääl, terve öö lihtsalt, me üritasime magada ja terve öö lihtsalt tuleb mingisugune nagu mingi kell 4 hommikul lihtsalt mitu korda ja siis hakkad uuesti magama jääma ja siis tuleb jälle see ja siis jälle ei saa magada. Nagu, mis asi siukest häält teeb, öelge mulle, ma ei tea, mina ei saa aru, mingi haige lind või midagi. Ühesõnaga jah, täiesti haige lihtsalt, aga davai, lähme trenni. Davai, näeme tunni aja pärast. Tehtud ongi. Oi, ei lähe nagu vanad ajad. Tuletan meelde hetki, me väga appi sinuga koos trenni tegime Eestis. Can't wait to be back. Aga nüüd basseini jahtuma. Keegi läheb ka basseini. Ma nii ja virgid näod. Kui mõnus. Mine teki, kuidas me selle kohaga ikka vedas. Ei jõua ära kirjeldada. Meil on trenni koht on kodust reaalselt mingi 100 meetrit, midagi sinna kanti. Teed trenni ära, tuled siia, soe veel sees, otse basseini ja siis pesema sooja veegeta. Life is amazing. Kuule jäätist on, võta jäätist. Kalvin. Näe, võta jäätist. Oi, kui ilus vets, oi. No nii, aitäh, et vaatasid jälle minu uut bloogi osa. Ja kui sa tahad näha seda, kuidas me siia Melpsi jõudsime üldse, siis vajuta kuskil siin mingisugusele nupule, sellele pildile, siin peaks olema, nii, on, näed seda, jah, nii, vajuta sellele nupule ilusti. Ja siis sa näed juba seda video, kuidas me tulime siia Melpsi üldse mingi rändasime lennukit asjadega ja siis ööbisime väga ilusates kohtades. Nii, et kindlasti vaata ja siis siin üleval pool natukene peaks olema siis mingisugune subscribe'i kanali nupp, et nagu vajuta selle peale ka ja siis jaga seda video oma sõpradega ja teeme selle 2000 subscribe'i ka kunagi täis. Et ühesõnaga, jah, thanks vaatamast ja olgu mõnusad ja stay tuned, tšau!